Mis need eesmärgid nagu konkreetselt nagu raha mõttes olid siis läbi selle teekonna? No alguses oligi lihtsalt see, et võimalikult palju raha teenida, et noh, kuna Eestis sa saad, kui sa Eestis paned pool palka kõrvale endale, siis seda on suht raske teha esiteks. Ja see ei ole väga suur palk või nii-öelda kõrvale pandud rahasid, mis sa teed seal. Aga et siin on siis mingi 4 korda kõrgem see on ja. Et siis ma mõtlesin, kui ma poolgi suudan kõrvale panna sellest, et siis ma saan päris hea nii-öelda rahasid tagasi minnes on ja. Siis me hakkasime kinnisvara jutte kuulama. Põhimõtteliselt see oligi kogu ajaviide, mis me tegime, kuulasime päevast päeva kinnisvara jutte ja siis hakkas kogu aeg see, et kas ma ka kunagi suudan endale korteri osta või et kuidas see nagu protsess üldse välja näeb, et siis tekkiski see pigem see unistus, et võiks endale mingi isikliku korteri osta ja et saaks natukene jälle nii-öelda pensionipõlve lähemale tuua, siis ma arvan, et üle 50% võiks ikkagi saada kõrvale panna, et see ei ole väga keeruline, et kui ma olen saanud sellega hakkama, siis ja see on hea, et veidi enda alla võimata elada tihti ja ma ei saa judge'ida, ma ise tegin ka nii, et kui terve elu oled elanud puuduses, siis Austraaliasse tulin esimest korda rahasid nägin, siis tahtsin hakata külluses elama ja siis läks raha kadus väga kiirelt näppude vahelt ära.